Tere tulemast Tervise pooltundi. Täna räägime me tasulistest laboripakettidest ja meil on stuudios regionaalhaigla laboriarstid Karel Tomberg ja Marge Kütt ja saatejuht Stiina Eilsen. Meil on praegu sombused ilmad ja paljudel on väsimust ja siis tekib tunne, et tahaks oma tervist kontrollida. Ja kuna on palju reklaame tasulistest laboriuuringutest, siis paljud inimesed kasutavad seda võimalust ja lähevad näiteks tegema väsimuse paketti. Mida teie kogenud laboriarstidena soovitate? Et kas need, kellele need mõeldud on, need paketid? No need paketid, mida pakuvad siis paljud laborid, on jah mõeldud sellistele inimestele, kes tunnevad huvi oma tervise vastu. Siiski, kui on nii-öelda tõsisemad kaebused, siis pigemini võiks esimene käik olla ikkagi oma perearsti juurde. Võib-olla see pool tuleks lisada siia, et me tegelikult ei saa ju testida kellegi tervist ja kellegi tervise korrasolekut. Et kõik laboriuuringud, mis meil on tegelikult mõeldud selleks, et välistada ühte või teist patoloogiat ja seda me tõesti saame kontrollida. Aga meil puuduvad sellised markerid, mis on päriselt mõeldud selleks, et hinnata, kas inimene on terve. Ja võib-olla see ongi kõige suurem mure nende pakettide puhul, et sugugi ei ole taunitav inimeste huvi oma tervise vastu ja soov olla kindel, et nad võimalikult varakult saavad haigustele jälile. Aga paraku me peame tunnistama, et kõik need analüüsid ja kõik need paketid ei suuda anda inimesele seda kindlust, et ta kindlasti on terve ainult laborianalüüside varal. Sa tahad öelda, et tegelikult see võib pigem tekitada ka pseudokindlust? Kindlasti ja võib-olla see ongi meie kõige suurem murekoht, et laborianalüüside korrasoleku tulemusena ei otsustata, et mul ei ole ühtegi muud uuringut vaja ja ilmselt ma ei pea ka arsti juurde minema, sest vereproov oli korras. Et see on just paraku see mure, et inimese kaebused võivad olla tegelikult väga-väga olulised, aga me ei suuda laborianalüüside varjal mitte midagi öelda tema tervise kohta selle haiguse puhul. Aga ometigi inimesed kasutavad neid analüüse, kas siis näiteks teil arstidena on olnud ka mingeid näiteid või teate, et kus tõesti ongi sellest tekkinud probleem? No ma nii konkreetset näidet ei oska enda praktikast siin tuua, küll aga see juhtum, mis möödunud aasta lõpus ajakirjanduses oli, kui inimestel väsimusega tütarlaps tegi selle väsimuspaketi ja perekond tegi siis järelduse, et kõik on korras. Et need tulemused ei näidanud? Tulemused ei näidanud, kaebused olid ja nad selle põhjal siis otsustasid, et ju on siis kõik korras. Ja samas perearsti ei külastanud, et interpreteerisid neid tulemusi ise. Ja. Selles kohast just see mure ongi, et see pöördumine arsti juurde võib sellisel juhul ära jääda. Ja oma praktikas samamoodi ma ei oska päris sellist olukorda välja tuua. Küll aga jääb mulje, kui vaadata neid uuringuid ja neid pakette, mis inimestele pakutakse, et me peaksime üsna ausalt ja inimestele ütlema, mida nad nende pakettide alusel teada saavad ja mida mitte. Et võib-olla on siin natukene ka kivilaborite kapsaaeda, et teatud ebamääraste ja suuri lootusi sisendavate pealkirjadega me võib-olla pakume inimestele rohkem, kui me tegelikult neile öelda saame. Too mõned näited, mis nende pakettide nimed siis on, mis võivad eksitavad olla? No kas või see eelpool nimetatud väsimuse pakett on tegelikult väga eksitav, kuna väsimus on ju väga sage sümptom. Paljudel meil on seda muret. Ja probleem on see, et väsimus on tegelikult hästi ebaspetsiifiline sümptom, mis võib esineda iseseisvalt, ei tähendada mitte midagi, olla väga paljude raskete haiguste ühtedeks sümptomiteks ja me kunagi ei tea.
et kui arsti puhul hakata uurima väsimuse põhjust, siis kõigepealt peaks mul tekkima versioon, mida ma tegelikult kontrollida tahan, mis võib olla selle väsimuse põhjus ja seda kontrollida. Väsimust kui sellist me otseselt diagnoosida ega ka välistada ei saa. Ja võib-olla seal on ka muid selliseid ja ma võib-olla teise paketina lisaks on saadaval ka selline asi nagu vähiriski pakett. Ja seal üks osa sellest on niisugused klassikalised kasvajamarkerid, mis teadupärast on väga mittespetsiifilised ja selliste markerite alusel ei saa öelda, et kas inimesel on vähk või suurenenud risk vähi tekkeks. Et vähi uuringute koha pealt on ikkagi kõige, mida kindlasti võiks soovitada, oleks siis osavõtmine nendest riigi poolt välja pakutud sõeluuringutest. Väga õige märkus, sellepärast, et tõesti sõeluuringutes meil pigem võetakse vähem osa, kui võiks või peaks. Ja nende vähiriski pakettidel, et see on tõesti klassikaline näide pseudokindlusest, sest mida me inimestele ei ütle, on see, et need vähimarkerid hakkavad midagi näitama ainult siis, kui see vähk on juba üsna kaugele arenenud. Aga see lootus, et minnakse tegema seda paketti, et avastada varases staadiumis vähk või nii-öelda selline vähk, mis veel väga hästi ravile allub, on kahjuks kindlasti vale otseselt, et need sellisel hetkel ei anna meile enam veel diagnostiliselt mitte midagi. Et pigem niisuguste ebamääraste kaebustega jätta arsti poole pöördumata ja otsustada, et mul ei ole vähiriski, et see on võib-olla kõige üks suuremaid ohte, mis nende pakettidega võivad välja tulla. Kes siis vastutab, et nende pakettide puhul? No pakettide puhul peaks ikkagi suur osa vastutusest olema tegelikult laborite kanda, et need paketid, mis nad välja pakuvad, need oleksid ikkagi võimalikult adekvaatsed ja et ei pakutaks välja pakette võib-olla selliste väga ebaspetsiifiliste sümptomite või seisundite suhtes ja et pakettidesse ei lisataks selliseid analüüse, mis võib-olla seda ebamäärasust veelgi suurendavad. No kindlasti mõned paketid on ka sellised, kus saab täiesti konkreetseid vastuseid, näiteks kellelgi on huvi testida suguhaiguste suhtes või neerufunktsiooni suhtes. Et siis võib ikkagi minna ja testida ja saab adekvaatse vastuse sealt. Kindlasti. Jah, tõesti, sest kõige parema tulemuse saab inimene tegelikult siis, kui ta enda jaoks selgeks mõtleb, mida ta teada tahab. Ja kui see on mingi väga konkreetne küsimus, tõesti näiteks seoses minu kilpnäärmega, ma kahtlustan, et mul võib maksaga midagi paigast ära olla. Sellise konkreetsele küsimusele ja näiteks vaadata maksafunktsiooni või kilpnäärme funktsiooni paketti, siis sellega saab tõesti ka enam-vähem konkreetsed vastused ja juhul, kui sealt on ka midagi paigast ära, annab ka teatud õigustatud pöördumise perearsti poole need uuringud kaasas küsimusega, et mida mul veel vaja täpsemalt uurida ja kas see patoloogia või kas see leid viitab mingile patoloogiale. Nii et me kindlasti ei ütle, et midagi ei või leida, aga just keerukas või erinev koht arsti poolt määratud uuringutest ja patsiendi enda poolt tellitud uuringutest on just see, et iga laboriuuring vastab tegelikult mingile kliinilisele küsimusele. Ja nii nagu me ei tee radioloogilist uuringut, et me laseme patsiendi kõikidest erinevatest masinatest läbi ja siis ütleme, mis tal viga on, siis täpselt samamoodi ei tööta laborianalüüsid, et me teeme kõik võimalikke erinevaid uuringuid ja me pärast seda ütleme, mis sul viga on. Kui me midagi konkreetset ei küsi, siis me saame hulga ebamääraseid vastuseid ja selle alusel on sageli segadus pärast nende uuringute teostamist suurem kui enne nende algamist. Et nad inimestele tõesti soovitaks seda, et nad mõtleksid enda jaoks läbi, mida nad päriselt teada tahavad. Ja kui sellele konkreetsele küsimusele saab vastata laboriuuringutega, siis ei ole
asi ju tegelikult vale. Ja võib-olla veelgi parem oleks, kui sellel eelneks näiteks laboriarsti konsultatsioon, et koos laboriarstiga valitakse välja need sobilikud uuringud. Vastavalt siis nendele kaebustele ja siis laboriarst aitab siis valida seda vastavat sobivat paketti ja analüüse. Et kui ei ole esimene käik perearsti juurde, siis võiks see laboriarsti konsultatsioon eelneda nendele tasuliselt tellitavatele uuringutele. Kas laboriarst pärast aitab interpreteerida ka neid vastuseid? Kui tema poole pöördutakse, siis kindlasti aitab ja muidugi ma olen väga kolleegiga nõus, et tegelikult suurem ja olulisem küsimus on see, et võib-olla selle valiku hetkel on see konsultatsioon isegi nagu tänuväärsem. Sest kindlasti laboriarst aitab interpreteerida, aga sageli me jõuame ka sellele tulemusele, et kui me ka leiame midagi patoloogilist, et edasi tulevad juba teiseliigilised uuringud, sest nagu me teame, ei ole ju meditsiinilised uuringud ei piirdu kaugeltki ainult laboriuuringutega ja enamike haiguste puhul on vaja ju kombineerida erinevaid uuringumeetodeid tulemuseni jõuda. Aga näiteks D-vitamiin või magneesiumi puudus, kas selliseid asju saab kergesti analüüsida? D-vitamiin, ta on väga kergesti analüüsitav ja ta on väga kättesaadav kõigile, kes tahavad tellida, aga viimased seisukohad ja viimased juhised, mis D-vitamiini koha pealt on, ütlevad seda, et tavaliselt tervel inimesel üldse ei soovitata seda määrata ja kui D-vitamiini võtta, siis tavalises päevases annuses. Et D-vitamiini testimine on ikkagi eeskätt mõeldud riskirühma patsientidele. Et see ei ole näidustatud tavalisel persoonil. Inimesed mõtlevad lihtsalt, et kui on nii pime, et siis tulevad ka signaalid siit ja sealt, et võtke ikka D-vitamiini juurde, et sellises kliimas on see nagu hädavajalik ja kindlasti nagu on nagu see tunne, et paljudel, et see D-vitamiini puudus on väga suur siinses Eesti sombuses ilmas, aga kuidas see siis on? No tegelikult tõesti selles tavalises doosis pimedal ajal, kui me juurde võtame, ei juhtu tõenäoliselt meiega midagi. On küll olnud ka kolleegidelt tagasisidet, et nad kohtavad ka patsiente, kellel on D-vitamiini üledoos ja just nimelt hirmust, et vastas, et ta ei võta piisavalt palju juurde D-vitamiini pimedal ajal, nii et ka see oht on täiesti olemas. Et alati me peame ka mõtlema selle peale, et me oleme erineva kehakaalu, erineva neerufunktsiooni, me vajame natukene erinevaid koguseid, et need nii-öelda hästi kõrgetele kogustele minevad, et üritad nagu üle oma tervist parandada, et see iga kord ei pruugi olla hea. Tavalises koguses ja tavalise koguse võtmiseks ei ole tegelikult vaja teha eelnevaid laboriuuringuid. Ühesõnaga see on see sõnum, et ei ole vaja teha seda analüüsi, vaid nagu see tavaline kogus pimedal ajal, et seda võib võtta. Tervele inimesele, et kui meil ei ole mingisuguseid kaasuvaid erilisi haigusi, sest teatud tingimustel on soovitav oma raviarstiga nõu pidada enne, kui hakata ennast tervist turgutama. Ja kui ei ole tegemist laste või vanemate inimestega, et tavalisel inimesel tavaliselt testida seda pole vaja. Ja mis on teie seisukoht teiste vitamiinide osas, see on see, mis inimesi alati väga huvitab ja tõesti sageli on ju see, et on väsimus, hakkasin võtma multivitamiine ja igasuguseid muid vitamiine juurde, et mis te siin soovitate? No testimise koha pealt võib-olla vitamiinidest teine, mis kõne alla tuleb, on siis, et kui on inimesel juba vereanalüüsis leitud kehv veresus ja rakud on suured, et siis oleks näidustatud võib-olla vitamiin B12 määramine. Aga seda ka mitte kohe esmase hooga, nagu ilmselt osades pakettides ka on. Jah, tõesti nõus, et
selles mõttes, et need multivitamiinide võtmine kindlasti, kui ta annab inimesele kas teatud kindlustunnet või paremat enesetunnet ja neid võetakse tavalises koguses, siis suure tõenäosusega ta ei tee endale midagi halba. Aga kindlasti eelnev tähendab vitamiinide testimine, erinevate vitamiinide testimine ja katse siis võtta erinevaid koguseid vastavalt laboratoorsetele uuringute tulemustele, et see on nüüd küll see praktika, mida ei julgeks õigustada, sest seal on olemas ikkagi üsna palju ohukohti ja raudreegel ütleb siiski, et terve inimene tavapärase toitumisega, ilma väga imepäraste dieetidega, kui ta ei järgi, tähendab mingid väga eripäraseid dieete, et sellisel juhul peaks ta saama toiduga kätte piisavalt ja kui ta võtab nüüd nii-öelda neid tavalisi apteegi kogustes juurde, siis tõenäoliselt tal hüpervitaminoosi ka väga karta ei ole vaja. Et tegelikult vitamiinide testimist kasutatakse ikkagi väga üksikute ja selliste spetsiifiliste sündroomide puhul, kus see tuleb nüüd kõne alla, et peaks need vitamiinide tasemed olema määratud või vajab inimene siis püsiravi ja neid on aeg-ajalt vaja siis jälgida, aga see ei ole nii-öelda meie igapäev. Sest seda paketti ma olen ka märganud siin ja seal, et testi enda vitamiinide taset. Jah, just, et aga et seda, et ta nüüd oleks tõenduspõhine või et seda nüüd oleks mõistlik soovitada juhul, kui sa tunned ennast muidu tervena, ei ole väga noor, ei ole väga vana, ei ole väga haige, ei ole väga erilisi haigusi ja ei näe põhjust, miks seda tegelikult peaks tegema, et pigem need riskid on suuremad, kui sellest saada oletatav tulu. Ma tulen korraks selle tulemuste interpreteerimise juurde tagasi, et sageli ongi see foorumites suur kõneaine, et vot nüüd mina sain need tulemused, et tegin selle paketi ja ma ei saa midagi aru, siin on punases osad näitajad ja palun aidake mind ja siis võetakse kamba peale kokku, hakatakse arutama seal omavahel nendes foorumites, et mis see tulemus võiks ikka olla, aga kuidas nüüd siis, kuidas kõige õigem oleks käituda ja aru saada, et mida need tulemused tähendavad? Meie saame ka väga sageli neid küsimusi, et üks või teine parameeter näiteks vereanalüüsist või on läinud referentspiiridest väljapoole. Et kui need on, ma ütleks nii, et selles vereanalüüsis on mõned olulised parameetrid ja teised on nagu kõrvalparameetrid. Et kui üks või teine niisugune kõrvalparameeter on pisut nihkunud, et sellele ei tuleks mingit erilist tähelepanu pöörata. Tegelikult need referentsväärtused on ju ka niimoodi koostatud, et 5% elanikkonnast, kes on täiesti terved inimesed, jäävadki väljapoole neid piire ja see on täiesti normaalne. See on, nii on nad koostatud. Siin võib-olla ongi parem, kui arst neid vaataks ja annaks inimesele selle õige kindlustunde, et muidu võib olla nii, et teed selle ära ja siis vaatad ise seal digiloos, oled nõutu, et mis see siis tähendab ikkagi, millised tulemused olid. See on väga õige tegelikult, sest iseenesest see, et on nagu kaks asja, et võivad olla tulemused, võivad olla väljaspool referentspiire ja tõesti ka väga vähe väljaspool referentspiire ja see ei oma mingit kliinilist tähendust. Ja on muudatused, millega kohta me ütleme, et see võib omandada siiski teatud kliinilist tähendust. Paha asi nende ainult laboritulemuste, kui me üritame interpreteerida ainult laboritulemusi, on see, et kui ma ei näe inimest ja tegelikult ei tea, mis on tema mure või millised on tema kaebused, siis pahatihti on ka keerukas otsustada, et kas see väike kõrvalekalle, ütleme väga väiksed kõrvalekalded reeglina tõesti oma mingit kliinilist tähendust, aga selline keskmine kõrvalekalle võib teatud tingimustest omada kliinilist tähendust, teatud tingimustes mitte. Ja selleks, et just neid tulemusi õieti ära interpreteerida, peaks tegelikult teadma inimesest natukene rohkem kui tema numbreid. Et sageli aitab ka üsna palju, kui juba inimest näha, et näha, kui suur ta on, milline on tema näovärv.
kuidas ta liigub, kui vana ta on ja kõigest muust ja pluss siis see, et mida ta tegelikult, kas ta tunneb ennast ise päris tervena, millised on tema mured, mille üle ta kaebab. Seal on hästi palju erinevaid asju, mille põhjal sa peaksid otsustama, kas see asi on patoloogiline või mitte. Et pahatihti ainult number ei ütle mitte midagi, ei selle inimese kohta ega ka tema tervisliku seisundi kohta, et see teeb nagu pisut keerukamaks nende laboriuuringute sellise interpreteerimise. Ja tõlgendamise juures veel see aspekt ka, et kui inimene on need uuringud teinud tasulisena, ta ei ole perearsti juurde läinud, ta on saanud tulemused ja pöördub sellega uuesti või pöördub sellega siis perearsti poole, et perearst neid tulemusi tõlgendaks, et see võib-olla ei ole päris korrektne ja eetiline, et ja seetõttu ka perearstid on aastaid selle üle oma muret väljendanud. Et sellisel juhul võib-olla siiski oleks õigem pöörduda selle uuringu teinud labori arsti poole. Kuna nemad on seda uuringut pakkunud. Aga alati vist ei kaasne sellega laboriarsti konsultatsioon? Enamasti on nad teatava lisaraha eest ja see on ka põhjuseks, miks inimesed pöörduvad sellega, kuhu juhtub nad, kas kirjutavad portaali perearsti juurde, et proovivad oma numbritele selgitust saada. Aga mis te siis soovitate, et kas pigem ikkagi tasuks siis alustada enda perearstist, kes juba tunneb oma patsienti, teab, et mis kasvu ta on ja nii edasi ja milline, kui ta tuleb vastuvõtule, näeb ka, et milline see üldine tervise seisund on? Kindlasti soovitaks alustada perearstist, sest nagu me mitu korda siin ka juba välja tõime, on see, et uuringute puhul on alati oluline, mida me uurida tahame. Ehk mis see kliiniline küsimus on, mis me siis nagu teada tahame ja perearst oskab seda kindlasti formuleerida. Ja sellepärast kindlasti see, mis algab perearstiga ja lõpeb perearstiga, sellel uuringut tulemusel on kindlasti suurem tähtsus ja kaal. Ja veel kord, et kui inimesed soovivad seda siiski ise teha, ise kontrollida, siis tasub ka enda jaoks natukene läbi mõelda, millega on tegemast ja tõesti see eelnev konsultatsioon võimaldab ka mitte valida ainult paketis pakutavaid uuringuid, vaid rääkida ära oma probleem ja ka laboriarst oskab soovitada ühte, teist ja kolmandat selle koha pealt, mida me saame kontrollida. Sest me peame arvestama ka seda, et on hulgaliselt inimese muresid, mida me tegelikult üldse laboriuuringutega kontrollida ei saagi. Ja paketi oht, mis seal juures on veel see, et juhul kui ma valin just nimelt pealkirja järgi sellise paketi, siis võin ma saada päris palju selliseid vastused, mis minu küsimus, et need on vastused küll, aga ma tegelikult küsisin teist asja. Et ma kahjuks kohtan seda üsna palju, ma vastan ka portaalis patsientide küsimustele, kes sageli küsitakse erinevad, küsitakse arsti poolt määratud uuringute tulemuste, mida nad näevad digiloost, küsitakse enda tellitud uuringute kohta ja vahel ja ma saan orienteeruda selle järgi, mida inimene kirjutab ise enda kohta. Kes on kirjutanud pikemalt ja põhjalikumalt, siis ma vahel pean kurbusega talle vastama, et see küsimus, mis tal tegelikult on või see mure, ei ole vastatav nende uuringutega, mis talle tellitud on. Ja teatud tingimustel on siis see, et sa pead tõesti katsuma hinnata, et kas nüüd need väikesed kõrvalekalded võiksid tema puhul midagi tähendada või siis pigem mitte. Nii et see ainult laboriuuringutega tehtav diagnostika tekitab alati seda tunnet, et liiga vähe informatsiooni. Ja see ettekujutus, et ilma informatsioonita laboriuuringut annavad piisavalt, et otsustada, langetada suuri otsuseid, siis see on hästi ebakindel maa ja kõige halvem on see, kui me seal midagi valesti otsustame selle põhjal. Sooviksid midagi veel lisada,
kas mõni oluline teema on veel jäänud käsitlemata? Jah, ega sellele teemale nagu niisugust lihtsat lahendust tundub, et ei olegi, aga me peame siin püüdma parimal võimalikul moel patsiente nõustada ja patsient ise peaks ka tõesti oma seisundid ja soovid paremini läbi mõtlema. Ja laboritel tõesti ka see vastutus tõesti, et need pakutavad uuringute paketid oleks võimalikud asjakohased. Võib-olla nii palju. Jah, mina olen ka kolleegiga hästi nõus, et tegelikult mis peaks olema tõesti laborite poolt, see võib olla vastutustunne, et me ei luba inimestele seda, mida me tegelikult nende uuringutega lubada ei saa. Ja nüüd inimestele endale ka seda, et nad mõtleksid võimalusel oma küsimuse läbi ja mida konkreetsemalt nad seda küsimust oskavad esitada, seda parem. Ja omalt poolt kindlasti hoiataksime, et sellega, et me kahjuks ei saa õieti ja adekvaatselt vastata inimese küsimusele, kas ma olen täiesti terve. Et igatahes mitte ainult laboriuuringute alusel, et see on vist kahjuks selline natukene negatiivne sõnum, mida tuleks siiski edastada, et me ei tauni inimeste huvi oma tervise vastu, aga kindlasti see lõplik, et kas ma olen täiesti terve, ei tule ainult laboriuuringutest. Sest inimene on tervik ja? Inimene on täiesti tervik ja midagi ei ole parata, haigused on väga salalik. Et kindlasti, kui on mingi mure, ka siis, kui analüüsid on täiesti korras, mitte kõhelda arsti juurde minemast, kindlasti pöörduda. Kui on mingisuguseid muid küsimusi ja kindlasti mitte ka võib-olla tega liigseid ressursikulutusi raskel ajal uuringute peale, mis võivad olla väga arvukad, kallid ja mille peale te tegelikult ei saa võib-olla teada seda, mida te tegelikult küsida tahtsite. Suur aitäh teile stuudiosse tulemast ja kuulasite Tervise pooltunni saadet.